Tere, head sõbrad! Me tervitame teid Viimsi poolsaarelt. Meie selja taga asub praegu Harjumaa suurim arenduskogukond Viimsi Village, kuhu lähiajal ehitatakse 250 uut elamut. 250. Ümberringi, nagu te näete, on ilus suur mets. See on riigimets ja maastikukaitseala ja mitte kunagi seda metsa siin väidetavalt keegi kunagi maha võtta ei tohi. Mis tähendab seda, et need inimesed, kes siia elama tulevad, saavadki seda metsa nautida nagu pea, et see oleks nende enda oma. Arendus tuleb loomulikult lasteaed, pood, kõikvõimalikud taristud ja asjad. Miks aga meie siin oleme, on see, et siinsamas tänava otsas öeldi meile, et algab üks suur seiklus, algab aardejaht ja aardejaht on auhinnaga ja arendusega koduvõtmete kujul. Ja kujutate pilti, kui antakse kuskil kellelegi niisama väikese aardejahi eest koduvõtmed, siis me kohal ka oleme. Nii et hakkame vaatama, kust saab tasuta kodu äkki. Ei, aga mida teeksite teie, kui teile tuleb kõne, et tulge kohale, osalege aarejahis ja te saate endale uue koduvõtmed? Kas te ei läheks? Me läheme. Ma ei kuule teid. Tere, Kalle! Tere! No sina tuledki otse metsast. Täna on siis meil Viimsi Village aardejaht. Mängu eesmärk on leida üles aare, kus on siis teile peidetud koduvõtmed. See on siin notaripaberid juba või see on mingisugune... Ma usun küll. Robi, ma usun küll. Selle saad mängu käigus teada. Lisaks on teil abivahendiks üks tahvelarvuti, kus saate siis endal meeskonna nime sisse panna. Ma arvan, arvestades seda, et aardeks on ühine kodu, siis me võiks isegi panna perenime. Rotšakov. Ärge meie naistele öelge. Aga midagi teha ei ole. Sa ei ole kellegagi rohkem elus suhtes kui selle inimesega, kellega sul ühine laen on. Just. Tere tulemast, meeskond Rotšakov. Valmis seiklusega alustama. Oleme. Keegi helistab meile. Kas te kuulete mind? Minu nimi on professor Arthur Hastings. Ma võtan teiega ühendust organisatsioonist Aarde Kütid. Legendi kohaselt omas kapten Kit tohutut aaret, mis tegi temast oma aja tagaotsituima piraadi. Me usume, et aare asub teie lähedal. Teie ülesanne on leida kaardi 2 puuduvat tükki ja paljastada kapten Kitti kadunud varandus. Tuleb välja, et üks maailmakuulus piraat on Viimsi Village'isse juhuslikult varandus ära peitnud. See ongi see mees, kes meiega rääkis. Ja me hakkame siis minema nagu varandust otsima ja selleks on vanasti oli kompass, siis meil on Kas sa tuled ka juba? Leidsid taale nutikas seltskond, aitäh Hastings. Skaneeriga minu pilti, et saada esimene ülesanne. Ajalehes piltid on peedetud 4 numbrit, sisestage tahvlisse aasta, mida motsin. Aasta arv, kus keegi siis suri. Ma keeraks selle paberit teist pidi. Kas ei ole imelik, et inimesed kõnnivad mööda, vaatavad, me loeme ajalehte valet pidi. Aga tagapool on ka ju numbrid. 1710 1701. Hästi tehtud. Võitku kutsute mind siia Viimsi Village'isse koos Robiga ja arvate, et me ei lahenda neid ülesanded ära. See on mingi küsimus. Nüüd ma tahaks koduvõtmed juba näha natuke. Mis maja meil on? Meil on ridakas või? Me peame metsa minema. Ma arvan, et me oleme juba lahendanud rohkem asju ära kui tegelikult 300 aasta jooksul kõik teised inimesed. Näitab, et siin samas puu alla. Me oleme sinna puu alla siis. Ahoi, teie ajaleht varjab endast saladust. See on peidetud numbrite ruudustikku. Märkige ainult punktid 6-9-ni. 6-9-ni. Ja siis on 7-8 ka ju. Eesti keele põhjal, kas tundub nii või? See ei ole loogiline. On. Mis see nii halvad kriipsud tegid? Nendest see on üldse see on mingi ju inimene või mingi asi on siin, tuleb siit. See on nagu mingi ankur. Ongi ankur, jah. See on mingi ankur! Ankur! Nii kõvasti kõrge karud kuulavad. Oota, ma kirjutan ankur. Nii, kirjuta ankur. Ankur! Mine hästi tehtud! Kuule! Täitsa lõpp meil läheb nii hästi. Ja mõelda vaid, et kõige targematele inimestele maa peale on seda sama lahendust ju pakutud. Ja mitte keegi ei ole lahendust. Nad ei ole suutnud uskuda, et ankur on see, mis edasi viib. Nad on valet pidi vaadanud. Kui sa valet pidi vaatad, siis ankur ongi keeruline. Aga kes see siis merre ankuru valet pidi viskab? Vaata, peame siit tagasi minema. See võib isegi täitsa olla mingisugune maja. Kuule, aga siin on täitsa ilus metsarada. Tuled koduuksest välja ja kohe oled karude juures. Kaardikene juhatab meid selle maja juurde. Ära ütle, et see ongi meie maja või? Vaatame, kas uks on lahti. Koputa ikka igaks juhuks. Uks on kinni. Ahaa, siin on siuke aatrium. Küsimus on, kas ülesanne oli vaadata maja hakkas sisse nagu natukene nagu pervert. Leidke terrass ja lugege, mitu terrassilaud on kokku. Tavaliselt on päikse pool. No jaa, aga siin on nii suured terrassid on teil majadel, et kas seda tähendab tõesti, me hakkame käsitsi laudu kokku lugema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 58, 59, 60. Huvitaks, selle varanduse peite juba siis teadis seda või? Et siia tuleb 60 pluss terrassilauda. Ma arvan küll, et piraat 61, 62, oli nii osav. 64, 65, 116, 117, 118, 120, 121. Oled sa kindel või tahad üle lugeda? Vale vastus. Aga küljelauad siis ka. 122, 123. Huvitav, kas siin on mõeldud ainult seda osa, mis on nagu päikse käes või?
Küljelaudu oli ka vaja. Nali on nende kulul. No. Seal on vaata mitu tükki. Me kavaldasime süsteemi üles, sellepärast seda varandust leitud polegi. Sa vaata vaid. Keegi ei taibanud. Me isegi mõtlesime välja, et mängukorraldaja ei ole mõelnud nendele aspektidele, mille meie mõtleme. Me oleme kontrollijate kontrollijad. Nüüd on küsimus see, et kas selle varandamisest saame natuke parema maja ka või suurema. Võiks oleks ju kena, ma võib-olla juba järgmises kohas. Nii. Sinna. No, näitab siia. Ma arvan, me teeme seda, mida eelmine kord. Lähme proovime ukse ära. Ma arvan ka. Oh, tule sisse. Näitab, nagu me peaksime minema teisele poole seina. Äkki mingi salauks. Kuule, siin on saun. Oh, imeline. Kogu kaart on paljastatud. Ilmub 5 punktiirihoontega rada, kuid ainult must rada viib aarde juurde. Loe selle samme, et teada saada, kui kaugele põhja minna. Seejärel loe kaardil kokku olevat pealuude arv. See on sinu lääne suuna väärtus. Koordinaatide saamiseks ühenda mõlemad kokku. 1, 2, 3, 4, 5. Läks sassi. 1, 2, 3, 4. Kas sa soovid prille? No mingi 33. Ja nüüd on vaja pealuuid. Kus need olid? Aha. Sa näed või? Ja näed. 1, 2. Oota, nüüd läks sassi. 33. Põhi, 2. Lääs. Punkte on vähendatud, see on vale vastus. Hakkab jälle pihta. Tundub, et see kapten hakkab nüüd mõnitama meid. 32 sain mina. Sina said 32. Yeah. Ma sain 31 ja 33. Me saime hakkama, me saime ikkagi 3 punkti ja me saime 7000, ma ei teagi siis, kas on eurod või? Oleks saanud 10 000. Nüüd peaks olema aare. Siis on vist viimane üles. Jah, no kahju, et Leili ei saanudki visata. Ilus saun vähemalt. Kõnni 23 meetrit kiirdesse. Ida, lääs, põhi, lõuna, kirre. Nüüd meil on vaja 25 meetrit loodesse. Tagu, ma lihtsalt ütlen, et edel, loe. Vaatame selle kompleksi. Ei, seda pole vaja, vaata seda. Loodesse. Nii, ja nüüd 30 meetrit edelasse. Kui ma nüüd ei eksi, siis sinu ja selle, ma arvan, et see on elutuba, vahe ongi must 30 meetrit. No nii. Palju on? Ma ei tea, aga ma leidsin aarde! Nii! Ma juba hakkasin kahtlema endas ja Robertis, sellepärast, et me tegelikult oleme käinud 10 erinevad maju läbi. Aga lõpuks me leidsime ühe, kus uks oli lahti. Me saamegi selle kodu endale. Päriselt räägid. Kuule, siin on päris suur voodi ja värki. Nii, kus teine voodi on? Siin ei ole ühtegi voodit veel. Siin ka ei ole ühtegi voodit veel. Ei no, siis on ju asi selge. Vaatele. Vaata, mis siin sees on. Ja ongi võtme. On siis selle maja võtme? Ma ei tea, lähme proovime. Kujutad pilti, varsti tulevad inimesed tulevad siia perepäevale ja siis me oleme ju elame siin sees. Toimib vä? Jaa! Yes! Nii lihtsa! Täiesti uskumatu. Jahi ees sai meedele täitsa uhke maja. Kuule, väga vappa ju. Ma ei saa sellest aru, kuidas need aardejahid täna nii lihtsaks on läinud. Kas tõesti inimesed 300 aastaga on nii palju edasi arenenud? No aga vaatame ringi, mis siin siis on. Saun on! Siia mahub ilusasti 2 meest ära. Oh, sa vões kui suur see tuba on. Siin on üks tuba, siin on veel teine. Päris lahmakad toad on tõesti, jah, kõrge lagi. Nii. See on, ütleme, tänapäeva moodsad kõrged uksed. Magamistuba on master bedroom, siin on kapp juba sees. Valgustusega kapid. Imeline ja ma vaatan korra terrassi ka. Vaata, kas naaber ka juba sees elab. Ma ei tea, ma vaatan, ütlen tere. Võti ja minu kätte, suurepärane. Ühesõnaga, Viimsi Village, väga tore koht tõenäoliselt, kus elada, vaikne, looduslähedane ja 2. mail samasugune aardejaht toimub kõigile soovijatele, tulge kohale ja mine tea, võib-olla on siin ka teil väga mõnus elada. Ära kopsi nüüd niimoodi, ma tulin sinna lähedale maale, ma panen puhata natukene. Robi, uks läks vist kinni. Robi, halloo.